Head inimesed, kes te vaatate Kruusimäe kuulutab YouTube'i kanalit. Selle nädala märksõnaks on käkk. Aga enne veel, kui me läheme käki juurde, me räägime ühest mõistest. Millegipärast on meie valitsus võtnud endale pähe mõtte, et valitsus see tähendab valitsema. No justkui nagu kiir mõisavalitseja. Pigem ikkagi juba vanast Roomast me teame, et valitsus peaks juhtima. Seega me ootame valitsus, kellel ei ole juhtimiskriisi ja kes suudab juhtida meid tunduvalt helgemasse tulevikku, kui seda on tänane meie masendav olukord. Aga see valitsemine käskude ja poomistega ei sobi meile. See poomine oli ülekantud tähenduses, seega seep ja nöör eemale. Aga nüüd esimene käkk number 1. Euroopa Liidu asjade komisjon, nii nagu oli ette arvata, ei hoolinud mitte üldsegi sellest, et Riigikogus olid loodud Euroopa Liidu kliimapoliitikas Eesti rahvuslike huvide kaitse toetusrühma erinevate ettepanekutega ja ka fraktsioonid tegid ettepanekuid, vaid vana Siim Kallas lasi teerulli meetodil häälte enamusega kõik selle ära kinnitada, mis oli Euroopast juba eelnevalt ette nämmutatud. Kuulu järgi on selle rohekäki hinnaks 150 triljonit. Selle nädala käkk number 2 on looduskaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus. Ehk siis nagu rahvaski arvas, et nüüd tahavad ehitada kõik merekaldad ja jõeäärsed täis. Eelnõu algatajate hea soov oli see, et tuua see otsustuspädevus Keskkonnaametist kohaliku kogukonna kätte. 25 aastat on täiesti seaduslikult ehitatud nii, mida teie arvate, et ei peaks olema naa. Paraku on kõik juriidiliselt korrektne. Nüüd, kui palju on aga kohaliku kogukonna esindusorganisatsioonid, kohalik omavalitsus pädev neid otsuseid tegema, kui palju see vähendab seda võimalust, et käsi peseb kätt, see päriselt tegelikult ei selgunud. Sest olgem ausad, me kõik oleme üsnagi skeptilised, sõltumata sellest, kus kohast sa vaatad Kruusimäe kuulutab YouTube'i kanalit. Me oleme skeptilised, kas aetakse asju ikka kõik see paremini. Ma arvan isiklikult, et kuskil võiks olla selline vahemees, ehk siis Keskkonnaameti ja kohaliku omavalitsuse vahel, kui soovitakse midagi läbi suruda, aga kelle poole siis pöörduda. Kohus ei ole see kõige parem variant. Kõige parem variant võiks olla see, kui me saaksime rahulikult ilma pingeteta selle asja üle vaadata. Paraku see nii ei läinud. Pihtas põhjas, nagu öeldakse, mis tähendab, et Keskkonnaamet toimetab nüüd edasi täpselt samamoodi rahulikult, sest Riigikogu otsustas, et seda seadust ei tule. Olin ainukene seadik, kes jäi erapooletuks, sest mina arvasin ja arvan siiamaani, et seadused, mis olid seal ammu eelmises aastatuhandes, ei ole toimivad täna aastal 2022. Küll aga see seadus ei andnud nii palju kindlustunnet, et nüüd arvestatakse kõigi inimeste soovidega, no ja ka loomulikult siis kõrgendatud avaliku huvi ja kõikide muude mõistetega. Ehk siis ma oleks tahtnud vajatada nuppu skeptiline, aga mul oli valikuid 3, poolt vastu või erapooletu. Seega olin erapooletu, siit andsin ka enda selgituse. Ma arvan, et seadusi on vaja aeg-ajalt muuta, aga et ta teeniks ikkagi kodaniku huve. Selle nädala käkk number 3 on alapealkirjaga näkk. Justiitsminister Maris Lauri, kes on ilmselgelt majandusliku haridusega, on toonud meil laua peale sellise hea seaduse, mis tagab siis vilepuhujale
kõik õigused ja turvalise tunde. Mitte segi ajada selle flöödi tähendab võluflöödiga. Et on võimalik kaevata anonüümselt ja saada õiguslik kaitse. Mitte ainult ei ole võimalus, vaid on kohustus lausa teha selline mehhanism ehk siis teavitamiskanal, telefonikanal ning teavitada võib absoluutselt kõigest. Head mehepojad, rääkida võib kõigest. Liin ei ole enam see, mis on täna akuutne. Täna on akuutne, et mitte sina ei pea kuulama, vaid sina võid rääkida. Aga siin on üks ohumoment. Ehk siis ole ettevaatlik, kellele sa pakud istet, kellele sa pakud kohvi, ahistamine ja ka mitte ahistamine, liikluseeskirjade eiramine, valesti parkimine, kõik rikkumised või ka rikkumata jätmised, nii nagu ka seaduseelnõus on, ehk siis mõned teod ja tegemata jätmised on need põhjused, miks sa võid juba kaevata, heake küll, teavitada ja selleks ajaks, kui seda menetletakse, on sinul kui selle võlu imeflöödi omanikul õigus seaduslikule kaitsele. See ongi päriselt aasta 2022 Eestis. Jah, mõned ütlevad, et selle seaduse nimi on koputajate seadus. Kes see on? Täna siin, homme seal, kõik ja loodatakse mind. Oleme me jõudnud käkk number 4. See on Tallinna linn. Isamaa algatatud koduomanike vabastamise sellest linna tänavate lume rookimisest eelnõu jõudis volikogu suurde saali. Jah, see hääletati maha ja argument oli ainult üks. Täna kehtiv ehitusseaduse paragrahv 37 on seadnud kohustuse kinnistu omanikele, kinnistuga piirnevad siis kohaliku omavalitsuse kõnniteid hooldama. See argument, et nüüd peaks riik raha andma, see ei pädend, see ei kõlanud, aga seadus praegusel hetkel on teinud sellise kohustuse ja seega kohalik omavalitsus ei saa vastu tulla. Kõlame jäi ka mõte, et Võru linn, kes tegelikult ise puhastab enda tänavaid, kas ta siis teeb midagi ebaseaduslikku ja me peaksime juba sinna sisse minema. Ning kui Tallinn pakub välja kõik võimalikke abipakette, küttepuid, kardulaid, mida iganes, kas see on siis ka seadusevastane tegevus, kas siis päriselt ka on meil juba keelatud hea tegevus. Kujutage ette, Tallinna linn tahab päriselt tulla vastu koduomanikele. Ta näeb, et lumi on järsku taevast alla tulnud, kõnniteed on läbimatud ja Tallinna linn ei saa sellepärast, et seadus keelab. No, andke andeks, kas kuskil on kirjas, et kohalik omavalitsus peab olema korrupeerunud? No ei ole õigus ja Tallinnas ei ole korruptsiooni. Tallinnas ei ole korruptsiooni, no andke andeks, Tallinnas ei ole korruptsiooni. See viimane oli repliik sellepärast, et mind oli mõistetud eelmisel nädalal valasti ja öeldi käsk. Nüüd ütleb 3 korda, Tallinna linnas ei ole korruptsiooni ja palud vabandust. Ka see on tehtud. Järgmised uudised, ehk siis järgmised kuulutused juba täpselt nädala pärast ikka Kruusimäe kuulutab YouTube'i kanalist. Olge te hoitud ja terved ja ärge endal konte murdke.